meistrivõistluste esimene etapp, et milline oli ettevalmistus? Tead, ettevalmistus oli selline kiire, sest me alustasime tegelikult auto sättimist alles reede hommikul. Esinesid mõned probleemid, aga saime nendest jagu ja laupäeva hommikul olime juba Kiltsil olemas. Kuidas esimesed sõidud välja tulid? Kuule, selle auto kohta imeliselt, et eelmine aasta ma sõitsin sama autoga, siis ta ei tahtnud üldse otse sõita. Aga nüüd 2 päeva auto on täitsa sirgelt sõitnud, endal on väga meeldiv sõita, rada on väga hea, meeskond on väga hea töö teinud. Kuidas finaalisündmused su enda vaates? Auto sees tundus mugav, sirge, ei olnud üldse närviline, et sõidad nagu tavalise autoga ja läheb täiesti otse, aga natukene kiiremini kui tavaline auto. Kuidas hooaeg edasi läheb? Vaatame, et arvatavasti järgmine võistlus on selline koduvõistlus Speedest ja kuna nüüd see esimene võistlus siin Kiltsil on täitsa selline nagu endale meeldiv ja auto on hea, siis arvatavasti sõidame mõne etapiga siin kaasa veel. Kui me viimati rääkisime, siis oli testipäev käimas ja sul oli veel sel hetkel esimene sõit tegemata. Kuidas see areng oli, et sellest testipäevast tänase võistluseni? Mida te autoga tegite? Palju sa ise testisid? Tervist! Testipäeval jah, me sõitsime 6 silindriga üldse tegelikult, erinevate olude sunnil, aga selles suhtes, et sai esmane nagu tutvus autoga tehtud. Peale testipäeva igaks juhuks meil käis ülemine ots mootorist kõik laiali, kontrollisime kõik asjad üle, et kõik oleks õige ja hea, et midagi viga ei oleks. Saime siis veenduda õnneks positiivse emotsioonina, et kõik oli okei. Panime ta kenasti kokku tagasi ja nüüd siis tõepoolest, et täna ja eile sai siis esimesed sõidud nii-öelda teha siis õigesti töötava mootoriga. Saime väga palju, 6 triipu tegime siis eilse ja tänase peale kokku. Saime väga palju head infot. Saime kogu aeg kiiremaks, paremaks, lihvisime mõned murekohad ära ja tegelikult võib väga rahul olla, et reeglina isegi ütleme niimoodi, et see võib olla nagu rohkem kivide ja kändude rohkem see algus, et hetkel praegu olen väga õnnelik ja rahul, et meil on nagu sellega hästi praegu läinud. Külalisvõistlejatel on oodata kõva vastupanu. Kindlasti, ega me nii-öelda lihtsaks ei taha seda teha kellegile. Sul 2 last finaalis, et kui keeruline see teekond oli? Jah, see eile ajasõitudest siis juba tulid tegelikult päris head reaktsioonid, et 2 esimest reaktsiooni aga sealt tuligi, et poisil oli siis 0,001, mis andis esikoha tabelis ja tüdruk oli sealt järgmine. Et tegelikult jah, oli siin palju õppimist ja tegemist, aga lõpptulemus on hea. Kuidas sa oma jõudu jagad, kui 2 sõitjat on? No selle me pidime ennem ikkagi kokku leppima, et kuna tüdrukul on natuke keerulisem auto, et siis on mind seal rohkem vaja ja poiss siis lepib hetkel mu õega, kes siis sama asja teeb. No, finaal lõppes lennavõiduga, et kuidas see sinu vaates oli see finaal? Jah, finaal tegelikult lõppes juba ennem stardis ära, sest et Johanni auto siis teilt veeres üle tulede, ehk sai automaatselt punase tule, et Lenna siis sõitis lõpuni. Jah, kahjuks seekord niimoodi, et oleks tahtnud muidugi näha, et mõlemad autod sõidavad ilusti lõpuni. Eesti meistrivõistluste esimene etapp on selja taga, et komitee esimene, mis põhilised asjad sa välja tooksid? No, ma usun, et uus korraldaja tuli väga hästi võistluse korraldusega toime, et kõik suures plaanis sujus, et mingeid suuri tõrkeid ei olnud, olid küll mõned raja õlitamised, meeskond sai sellega hästi toime. Paraku veel oli vähe võistlejad, et teadaolevalt paljud ei jõudnud veel oma tehnikaga valmis, loodame järgmisel etapil ikkagi märksa rohkem sõiteid näha ja veel ägedamat vaatemängu vaatajatele pakkuda. Enda sõidud, mis su enda jaoks põhiline järeldus on? Me maadlesime seadete otsinguga terve nädalavahetuse, et päris suured muudatused sai mootorist tehtud ja nüüd on vaja see asi raja peal realiseerida, et võimsust on juurde tekkinud ja nüüd on vaja siis jah, see maha panna.